Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse tekstiks loen täna Markuse evangeeliumi 2. peatüki algusest 12 salmi. Siin on kommentaar piiblis. Jeesus tervendab halvatu. Kuulgem Jumala sõna. Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus. Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Ja 4 meest tuli tema juurde, kandes halvatut. Ja kui nad rahva hulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu, lasksid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames: mida see räägib nõnda? Ta teotab Jumalat. Kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi? Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad iseeneses, ja ta ütles neile: miks te seda kõike arutate oma südames? Kumb on kergem, kas öelda halvatule: sinu patud on andeks antud, või öelda talle: tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni? Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda maa peal, ta ütles halvatule: sinule ma ütlen, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat, öeldes: sellist asja pole me eluilmaski näinud. Aamen. Istuge palun. Armas kogudus. Me lugesime, kui Jeesus naasis Kapernauma, täitus koda inimestega. Ka täna on siin koda täitunud, küll muidugi rahvast ei ole nii palju kui siin. Selles loetud näites, kus inimesed ei saanud üldse ligi, koda oli kohe nii täis, et ukse pealt ei saanud lähemale, ja me lugesime 4 meest kandsid halvatut. Eriline usk, nad võtsid lausa katuse maha ühe koha pealt sealt, et tuua see kanderaam, see halvatu kanderaamil Jeesuse ette, ja Jeesus näeb nende usku. Nii et tänane kirjakoht siin on lugu usust, andestusest ja Jeesuse meelevallast, ja veel, et me näeme, et üks hing sai päästetud, mitte siin ei rõhutata selle halvatu usku isegi, vaid võib-olla rõhuasetus rohkem on isegi nendel, kes tõid selle halvatu. Nemad tõid halvatu Jeesuse ette. Ja meid julgustatakse ka tooma inimesi Jeesuse juurde. Et me oleksime julged, et me oleksime kindlad, ja et Jeesus võiks öelda veel paljudele hingedele: sinu patud on andeks antud. Füüsiline tervis on oluline. Ka sellele halvatule küllap see oli kõik väga oluline, aga inimese sügavaim häda on süü ja seda, et ta on võõrandunud Jumalast. Jeesus alustab ravi, alustab päästet, alustab tegutsemist juure tasandist. Siin saavad korrigeeritud meie ootused, meie toome küll oma vajadused Kristuse ette, kuid tema esmalt
annab meile seda, mida me kõige rohkem vajame. Me saame osa andestusest ja halastusest. Kui tuleme Jumala ette kahetsuse, haleda meelega, meeleparandusega, selles tähendusest, kus me saame Jumala juurde siiralt tulla ja saame osas ka tema päästest, siis päästvast usust saame osa kirkusest, saame osa lootusest, saame osa igavesest elust. No kujutage ette sellist olukorda. Kui täna oleks Maarja kirik olnud nii puupüsti rahvast täis, et järjekorrad, ma ei tea, kiriku uksest ei mahuks sisse ja järjekorrad võib-olla kuskil tänavatel, jõuaks rahva massini, siis vaataks, kuidas kirikuni üldse pääseb. Lihtsalt kujutagem ette, kui ususilmad oleksid avatud inimestel, kui nad teaksid, mida kirikus pakutakse, mitte mingit elustiili, mitte lihtsalt maist rahu ja sellist hakkama saamist oma probleemidega, vaid igavest elu. Lahusoleku kaotamist inimese ja Jumala vahel. Tõde, Jeesus ütleb, tõde teeb vabaks. Pakutakse suhet, et siin on võimalik leida suhe Jumalaga, suhe Issanda Jeesuse Kristusega. Kui see äratundmine oleks meie linnas, kus on rahvast peaaegu 100 000, küllap oleks tunglemine. Aga me elame maailmas, kui siin pakutakse iga ühele üks kullakang tasuta näiteks. Võib-olla siis oleks tunglemine. Tähendab, missugused on väärtused. Siit arvatakse, et saadakse midagi, aga mida Jeesus tahab pakkuda midagi väärtuslikumat kullast, igavest elu, lootust, päästet. Jeesuses Kristuses on andestus, see on kingitus, see on olemas inimestele, kui nad selle ära tunnevad. Ja kujutage siis ette, kui rahvast oleksid nii palju, ja keegi tuleks, tänapäeva maailmas võib-olla tõstukiga kuidagi saaks läbi rahvamassi, inimesed lähevad ikka 2 lehte laiali ja kuidagi tuleks siia akna juurde, katuse kaudu siit on keeruline. Ma ei tea, lõhuks selle akna siit ära näiteks. Jeesus on siin, lõhuvad akna ära, ei pääse muidu ligi, et pääste tuleks ühele hingele või kui tänases näites halvatu saaks terveks. Kujutage ette päriselt seda olukorda. Kui eriline olukord. Ega tänapäeval oleks see sama eriline kui tollel ajal. Tollel ajal see ehitus, kuigi hooned olid lihtsamad, aga oli ka keeruline. Aga näed, lõhkusid ära ja tõid Jeesuse ette. Ja nüüd kirjatundjad vaatavad seda olukorda kõigepealt vaikides ja halvatu toodi Jeesuse ette. Kirjatundjad küsivad või mõtlevad oma südamest, Jeesus teotab Jumalat. Jeesus loeb nende mõtteid, kus just paneme pühakirjas tihti tähele, Jeesus teab, mida inimesed mõtlevad. Jumal teab, mis inimeste südametes on. Küsib Jeesus siis, kumb on kergem, kas öelda halvatule sinu patud on andeks antud või öelda talle tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni. Küllap seal oli see moment, et halvatu, küllap ta on ise süüdi selles, ongi patt seal selles olukorras. Siin see, et Jeesus tegi terveks halvatu, näitab, et Jeesus muidugi valitseb kogu selle olukorra üle. Tal on õigus patte andeks anda. Ja veel see nüüd, et väline keha ravimine on küll seal nähtav. See, mida inimesed nägid, kui Jeesus tegi halvatu terveks, see oli väliselt nähtav. Aga mis on nähtamatu väliselt, on andestus. Seda väliselt näha ei ole. Sellepärast ütleb Jeesus, aga et te teaksid, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda maa peal, ta ütles halvatule, sinule ma ütlen, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Tegu kinnitab sõna, nähtav tervenemine tõendab, et Jeesusel on jumalik meelevald andestada. Kui see allikas,
igavus oleks inimestele teada, igavese elu allikas. Inimesed tahaksid tulla selle allika juurde. Nii et selles mõttes tänase teksti kese ei ole see ime iseenesest. Jah, ime tõendab, et Jeesus on Jumala poeg. Jumala vägi on tegutsemas. Siin on ka tõestus olemas. Aga keskpunkt on ikkagi Jeesuse isik ja tõeline vabadus patuorjusest ja pääste, mis Jeesuses ilmneb. Edasi, nähtav usk on ka kandev armastus ja mida me täna lugesime, me lugesime, et Jeesus nähes nende usku. Usk võib olla ka kogukondlik, selline üheskoos uskumine, aga usk võib olla ka, ja on oluline, võib olla ka isiklik, südames olev veendumus, äratundmine, Jumala usaldamine. Ja nüüd need mehed, kes tõid halvatu, saame alati võrrelda oma eluga, kuidas meie tavaliselt käitume. Need mehed ei jäänud kinni välistesse takistustesse, ei olnud ju kohane tulla lõhkuda midagi ära, tuua Jeesuse ette kedagi nii tänapäeval ka, kui siin keegi akna ära lõhuks, no küllap oleks neid inimesi, kes saaks pahaseks, need lõhub kirikut tead. Et arusaadav, sest normid on teised. Välja kujunenud normid olid teised ja nüüd on täiesti eriline olukord. Mehed ei jäänud kinni välistesse takistustesse. Miks? Sest inimene oli vaja päästa, antud juhul terveks teha, aga hinge pääste ka, mis on esmane, mis on teisejärguline, kuidas armastus tegutseb. Olulised küsimused ka tänases kirjakohas. Mehed ei jäänud kinni välistesse takistustesse. Nad võtsid katuse lahti ja me näeme, et armastus leiab tee. Kirik, selles tähenduses meie ka, me oleme kutsutud leidma tee, selles mõttes kirik on kutsutud olema, me oleme nagu üks kanderaami selts teiega. Kirik on kanderaami selts, me toome oma palveis teenimises loovas hooles inimesed Jeesuse ette ja Jumala abiga püüame, et me ei oleks takistuseks, et kõik barjäärid saaksid eemaldatud inimeste ja Jeesuse vahelt. Armastus leiab tee, et me eemaldame barjääre, mitte ei lisa neid. Aga inimeselt, kes tuleb Jumala juurde, oodatakse Jumal kingib talle usu, aga oodatakse ka alandlikkust, oodatakse usaldust Jumala vastu. Selles mõttes on siin vaja meeles pidada, mässav hing ei saa oma olemuselt vastu võtta Kristuse andestust, seal on see vastuolu sees. Ta peab oma mässu kõrvale kõigepealt panema. Eelneva peab meele parandus. Aga takistusi siin ei ole. Kui inimene siiralt tuleb, igal hingel on võimalik tulla Jumala juurde. Ja veel. Uus elu algab nii-öelda ülestõusmise eelmaitsega. Kuidas me täna lugesime, me lugesime ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat, öeldes sellist asja oleme elu ilmaski näinud. Ja nüüd, kui me kujutame ette keegi, kes on näiteks eluaeg halvatud olnud, kui see püsti kõnnib, selline ime, mees lahkub sama kanderaamiga, mis tegelikult see oli tema koorem, ta lamas seal peal, tal see oli raske, aga nüüd mees läks teele tunnistusega Jumala väest. Nii et andestus sünnitab uue käigu, uue suuna, uue teekonna.
armas kogudus, mis on tänase kirjakoha puhul meile oluliseks rakenduseks? Kõigepealt, kõige esmasem, too oma süü Jeesusele. Tema andestus on päris ja piisav. Ära esmalt too oma haigused ja ihuliku koorma, kuigi sellega ka Jumal tegeleb omal ajal ja õigel hetkel, muidugi kasvatades meie usku ka, kui see on vajalik nii, aga too oma süü Jeesusele, too oma hingeolukord Jeesusele. See on esiteks. Teiseks, mida täna tekst meile ütleb, on too teised Jeesuse ette. Siin on palvetamine teiste pärast. Siin on praktiline abi, kus me näeme abivajajat ja saame aidata. Siin on püsiv armastus. Siin on see põhimõte, et ole nagu Andreas. Oleme hiljati ju rääkinud sellest. Andreas, kes tõi oma venna Jeesuse ette, Jeesuse juurde. Toome teisi Jeesuse ette ja teate, mis praktikas see nii välja näebki. Need inimesed, kes tulevad koguduse keskele, mitte kultuurist esmalt, või see on ka kuskil taustal olemas muidugi, aga nad tulevad, otsivad Jumalat, nad otsivad päästa, nad leiavad Jeesuses elu ja kui neid on kutsutud, keegi koguduse liikmetest on nad kutsunud, võtnud sõbra kaasa. Need on need inimesed, kui nad leiavad veel rakendust võib olla koguduses tulevikus ja see osadus on muidugi oluline, aga nad jäävad ka koguduse keskele. Meil on luterlikus kirikus ja küsimus, inimesed tulevad näiteks laulatuse pärast, liiguvad ära, tulevad läbivad leeri, pärast neid ei ole. Teate ju seda koomilist olukorda või ütlust, et tahad, et vanasti oli, et hiirirotte kirikus ei ole, tuleb nad kõik ära ristida, kohe läinud kiriku hoonest. Et selline ütlus on olnud, et mida siis teha, aga no see ei pea ju, sellised asjad ei pea, selliseid väljendeid isegi või nalju ei peaks esile tooma. Kui me võtaksime inimesed kaasa, inimesed leiavad Jeesuse ja siis need, kes tulevad leeri, enamus neist ka jäävad tõesti koguduse keskel, sest nad on leidnud kogudusest päriselt selle, mida nad väga vajavad. Mitte seda kultuuri ja seda perifeerset osa, kuigi sellel on oma koht, me seda oleme alati rääkinud, aga Jeesust ennast. Nii et too Jeesus, too inimesed, too teised Jeesuse ette. See on oluline. See on esmane. Kolmandaks, mõtleme veel kord läbi, küsime, milliseid katuseid meie kogudus saab avada. Nüüd ma ei räägi sellest, et kas saame siit kuskilt akna avada või akna ära lõhkuda. Et läheme sellisest praktilisest momendist sisulisemale. Et milliseid katuseid meie kogudus saab avada, et teed Jeesuse juurde kinni inimestel ei oleks. Missugused barjäärid võivad olla. Inimesed pelgavad kirikus uksest sisse astuda, see on selline esmane. Aga see on ka see, et me kuulutame evangeeliumi, räägime Jumalast, õpetame võib-olla lihtsamalt inimesi ka. Kes on Jumal, et inimeste neid arusaamu, seda Jumala kuju, mis inimeses võib olla, tähendab see mudel, mis inimese peas on, et mis ei vasta lõplikule Jumala olemusele, et me saame neid kummutada, neid mudeleid, valearusaamu, ebajumala teenimist, saame rääkida elavast issandast ja see ka äratundmine, et inimene vajab päästet. Imestasin Lootusaja festivali, mis siin imestada, aga lihtsalt väga julgelt olid seal. Kui me kuuleme, et keegi ütleb, et patupalk on surm, meil on kohe nii, et näed, jälle räägivad siin kurjast asjast ja kui raske inimestele selliseid tõdesid kuulda, aga just see, kui oluline on see sõnum, et põrgu lahusolek ootab inimest, kui ta ei leia Jumalat, kui ta ei leia Jeesust Kristust, päästet temas ja kui tähtis on Jeesus. Nii et olgem loovad, kuidas inimesed Jeesuse juurde tuua, milliseid katuseid meie kogudus saab avada ja kuidas kutsuda inimesi meeleparandusele, et me seda ka oskame teha. Me teame, mis asi on meeleparandus, mis sellele peab eelnema,
tulla, et inimene peab kahetsema tõesti, et tema olukord peab kuidagi tema ees olema, et üldse vajab Kristust. Et me tunneksime Jumala sõna algusest lõpuni, piibel läbi loetud, teame, mida tähendab, et Jeesusest on läbi pühakirja ikkagi räägitud. Mis on see keskne sõnum? Et peale Johannese 3.16 veel oleks kirjakohti, peas, et saame Jumala sõnaga kasutada, kui suhtleme inimestega ja nii edasi. Et meil oleks see pagas. Et inimene, kes on lahus Jumalast, et ta ei käiks jätkuvalt oma uhkuses, vaid tuleks Jumala juurde ja me saaksime aidata neid inimesi selles. Ja neljandaks tõesti, et me igaüks igal päeval tunnistaksime Jeesust kui Jumala poega, kellel on meelevald ka täna. Et me usklikena usume Jumala meelevalda päriselt. Pangem tähele, satud raskesse olukorda, piir tuleb ette, hakkad inimlikult tegutsema. Hakkad kiirustama, hakkad mõtlema inimlikult, paned kõrvale küll need väljendid, et ega praegu ei pea palvetama, praegu mul on praktilist abi vaja ja palve enam ei ole nii tähtis. Järsku muidu on ikka ristiinimesed räägivad, ma palvetan sinu eest, palvetame, me oleme nii kristlased, nii kui pigistatakse, nii on palve on läinud ja hakkab inimene jooksma, kiirustama, ei tea mida tegema, teate küll, selle kohta on selline metafoor olemas, et kui ühte tuubi pigistada, tuleb tuubi seest välja see, mis seal on päriselt. Ja kui meid pigistada, meil tuleb välja päriselt see, mis on. Olgu see pigistus ükskõik milline. On mul palav, on mul küll mingi kehaline puudujääk, on mul väsimus, ei ole väsimust, eks ole. Kui mul on palav, ma olen väsinud, ma olen kurnatud, mul on palju probleeme, mul on suhteprobleemid ja nii edasi, mis päriselt minust välja tuleb, kui mind pigistada. See on palju äratundmist meil kõigil. Aga et me usume, et Jumalal on meelevald ka täna, et me anname oma puudujäägid igal päeval Issanda kätte, et me tunnistame Jeesust ja me usume, et temas on päästev vägi. Ja et me neid asju siis, mida me ümberringi näeme, et kirik ka pakub sõna, sakrament, see osadus, et me oleme koos ja siis tõesti palvetame üksteisest, et me neid esmalt ka igatseme, et siit tuleb tegelik lahendus pikas perspektiivis. Aga me kipume neid asju, mul on olulisemaid asju teha, me kipume kõrvale panema. Uskugem Jeesuse väesse, Jumala poja meelevalda. Me jääme hetke istuma ja me oleme hetke veel palves. Issand Jeesus Kristus, sinul on meelevald andeks anda meile, andeks anda kõikidele teistele inimestele. Aga ava meie süda sinu armule. Issand, tee meid kandjateks, nagu need, kes teid halvatu Jeesuse ette tee. Tee meidki sellisteks kandjateks, kes toovad haavatuid sinu ette. Meid, Issand, kes sind veel ei tunne. Aita meil kõrvaldada barjäärid, mis on muidugi, Issand, me anname ennast sinu hoolde. Aga tee seda tööd meie kaudu. Aga Issand, tõsta ka meid igaüht üles. Ja praegu ka, mis on meie südames, lahendamatud küsimused, Issand, näita suunda. Igaühele meist isiklikult. Näita suunda, näita valgust. Kui me tuleme sinu sõna juurde, ehk läheme täna kodus avame pühakirja ja sa kõneled meile just oma sõna kaudu, Issand, siis tõsta meid uude olukorda. Tõsta meid üles, kui me oleme maha kukkunud ja too meid lootusesse ja rahusse, Issand, ja et see kiirguks ka teistele inimestele, kes meie ümber on. Me saame igaüks oma südame siinkohal Issand läbi katsuda. Ja sa tooksid siis palju hingi päästele ja teeksid seda ka siin selle koguduse kaudu, Issand. Ja paljude koguduste kaudu ja paljude kristlaste kaudu siin Eestis üle maailma kõikjal. Aitäh sulle, Issand, et sina teed jätkuvalt oma tööd, et me võime oma
lootuse kõik sinu peale panna. Jeesuse nimel. Aamen. Laulame 4. salmi laulust 300.